Tere, ilusat reede hommikut kõigile. Täna räägime väga põnevast teemast, nimelt müügiteemast. Ja see on minu meelest ikkagi tõsiselt ettevõtja jaoks üks elu kõige tähtsamaid oskusi, sellepärast et ilma selle oskuseta ma olen kahjuks näinud väga palju andekaid, tublisid eksperte, kes teavad väga hästi oma valdkonda, aga kui neil puudub müügioskus või neil puudub see müügijulgus, siis paraku nad ei liigu edasi, sest et lihtsalt sa ei saa seda turuga seda kontakti kätte, sa ei saa tagasisidet piisavalt oma klientide käest, sa ei saa võib-olla oma teenust selle tõttu arendada ja seetõttu jäävad need müügid tegemata, aga kui sa oled tulnud vaatama, et praegu siin ma vaatan 31 inimest vaatab laivi, nii et väga tore, tahaks teada, kes te olete, ütelge tere siia kommentaariumisse, et siis ma näen, kes te olete ja ma küsisin siin ühe küsimuse ka, et kuidas sinu suhe müügiga on, et kas sa tunned ennast koduselt või vastupidi, tekitab külmajudinaid ja kas sa kardad nagu müüa või mis sinu emotsioonid ja tunded on seoses müügiga, et palun kirjuta, palun anna märku, et sa oled siin olemas, muidu ma näen küll, et keegi on, aga istun nagu tühjas kastis ja ei tea täpselt, kes on, et palun kirjuta mulle siia kommentaari, kuidas sinu suhe müügiga on. Mul on täna plaanis jagada väga häid mõtteid tegelikult, mis aitavad sul, ma arvan, vabastada seda hirmu, et kui sa oled selle müügihirmu ees olnud või võib-olla juba praegu seisad selle ees, et siis kuidas nagu täiesti nagu teistsuguse mõtteviisiga ja arusaamisega võib tekkida nagu plaksti sul see müügijulgus. Nii et ma loodan, et täna ka inspireerin sind niimoodi, et isegi kui sa tunned ennast müügis ebakindlalt, siis sul tekib niisugune nagu klõksti arusaamine millestki ja võib-olla juba täna teed sa mingi hea müügi. Ja see sõna müük on võib-olla nagu mul praegu siin juba, ma arvan, ma ei tea, mitu korda öelnud, et pärast saab sellest AI transkriptist vaadata, et ma vist ütlesin siin esimese minuti jooksul juba seda vähemalt 20 korda ja paljude jaoks on see niisugune juba iseenesest vastumeelne sõna, aga ma arvan, et parem on sellega kohe ära harjuda, sest vahet ei ole, kas me ütleme, et me aitame klienti või või kuidas iganes me selle kohta ütleme, et räägime ikkagi siis nii, nagu asjad on müügist. Nii, ma värskendan vahepeal nüüd oma kommentaari, ma tahan näha, et te olete mulle midagi kirjutanud, muidu ma edasi ei räägi. Muidu ma ei mängi teiega, kui teie minuga ei räägi. Oota, kus see mul kadus nüüd, Facebook kadus mul üldse eest ära. Niikaua, kui ma oma slaidid ette siin saan, siis ma tahaks jagada oma esimest müügikogemust minu enda elus, millest ma olen tegelikult ülitänulik, aga mis mulle sellel hetkel absoluutselt ei meeldinud. Aga nüüd tagantjärgi ma näen, kui väärtuslik tegelikult see kogemus minu elu jaoks oli. Ja õnneks see juhtus siis, kui ma olin noor, 17-aastane. Et õnneks siis vist oli juba selles mõttes sellist nagu naiivsust ja kõike oli nagu piisavalt palju, et ma julgesin ka sellele teele minna, aga minu esimene kogemus oli müügiga see, et ma olen Võrust pärit ja Võrus elades kuidagi mulle tundus, et see Tallinn on hästi suur linn juba ja kõik see, ma ei tea, väikese linna kompleksid ja kõik see, mis minus oli. Ja kui ma läksin siis Tallinnasse elama, siis minu praktiliselt esimene niisugune nagu tegelikult see oli kolmas töökoht, kui ma ausalt ütlen, aga oli täiesti hullumeelne. Nimelt see oli siis aasta 1997. Sellel ajal oli Eestisse tulnud kaks Inglismaalt pärit meest, õigemini üks neist oli Inglismaalt, teine oli Eestist ja nad hakkasid tegema midagi täiesti teistmoodi siin Eestis, mida varem ei olnud Eestis olnud, mis oli mujal maailmas juba tavapärane, aga meil see nõukogudeaegne jäänuk on ja siis meil paljud asjad olid uued. Ja see oli selline agressiivne müük, suhteliselt agressiivne müük. Toodeteks olid lepatriinud, võib-olla keegi teab, puidust lepatriinud, mis Kadaka turul siis tookord müüdi. Ja minu esimene kogemus oli see, et ma olin siis ühes müügiputkas Kadaka turul ja arvasin, et lähen sinna esimesele päevale, et vaatan rahulikult, kuidas asjad toimivad ja noh, elan rahulikult sisse, nagu me ikka oma mugavustsoonis tegelikult armastame viibida maksimaalselt kaua, me ei taha, et keegi meid sealt mugavustsoonist kuskile tiriks ja välja tõmbaks. Ja esimesel päeval ma ei olnud selgeks saanud veel absoluutselt toodet, ma ei osanud soome keelt mitte sõnagi, mul oli lihtsalt paberi peale kirjutatud 2 lauset soome keeles, et leppakertu hieranta ja tule kogele. Need olid need 2 lauset, mis mul oli paberi peale kirjutatud ja ma muud mitte midagi ei osanud. Ja mina lootsin ja arvasin ja loomulikult, et mul antakse nädal aega sisseelamise perioodi.
aga juhtus see, et esimesel päeval, kui ma seisin seal oma sidsise kleidiga, siiamaani mäletan, see oli niisugune värviline siidikleit, naine, Võru väike tüdruk, siis käes paberilipakas, proovisin meeleheitlikult meelde jätta nende kahte lauset. Juhtus niimoodi, et see müügijuht siis, kes meil seal putkas ka oli, ta lihtsalt lükkas mind füüsiliselt, päriselt, see oli niimoodi. ma istusin seal ääres, mina mõtlesin, et ma vaid vaatan, kuidas see müük käib ja ta lükkas mind nagu sinna rahva sisse, kus oli siis inimesed käisid seal käigukoridori peal ringi ja mul olid käes lepatriinud sellel hetkel ja mul oli see täielik šokk, nii et noh, ühesõnaga see, mis ma tegema hakkasin, ma hakkasin siis masseerima ühte meest seal ja see mees oli kiilakas ja tal oli sihuke suur kõht ees ja mina lihtsalt lähen sinna ja masseerin tema pead selle lepatriinuga ja mitte ühtegi sõna enam meelde ei tule, et mida ma pidin ütlema, mida ma pidin mõtlema ja naeratan lihtsalt ma masseerin seda meest ja see oli lihtsalt nagu, see oli minu esimene müügikogemus. ja mis see tegelikult oli? See oli vette hüppamine. aga kuidas me tegelikult ujuma õpime? Kas kuival maal? Ei õpi, päriselt vees. Ja see oli hirmus, ega see jätkus ju samas stiilis selles mõttes, et mul ei lastud nagu siis tagasi kuskile oma koopasse pugeda, vaid ma pidin oma seal täpselt samas stiilis nagu jätkama seda. aga see aitas mul üle saada hirmust võõraste inimeste ees ja nende kõnetamise ees. ja aitas mul aru saada ühest väga tähtsast asjast. müügioskus ei ole lihtsalt teoreetiline õppimine, et ma võtan õpiku kätte ja hakkan õppima. see on võimatu niimoodi õppida. müügioskus on praktika. ja sa lihtsalt pead nagu minema sinna külma vette, mitte niimoodi, et ja parem on, kui mitte niimoodi, et sa kõigepealt lähed katsud varbaga seda vett, nagu me tavaliselt kevadel teeme ja siis otsustame, et pöörame otsa ringi, ütleme, et ootame soojemat ilma natukene, et ma praegu ei hakka minema, liiga külm on, liiga külm on. see liiga külm võib kesta nagu aastaid, kus me oleme siis seal mugavustsoonis ja ei lähegi sinna vette, vaid parem on, kui me kas ise hüppame sinna vabatahtlikult sisse või tekitame ja laseme tekkida elus olukorra, kus meid lükatakse sinna vette. aga jaga sina ka palun oma kogemust. Kuidas on sinu suhe müügiga, et Tiit ütleb, et soov pakkuda väärtust, aga ei taha midagi peale suruda, see on nii mõistetav. Anu ütleb, et kuna mulle meeldib inimestega suhelda, siis pigem meeldib müügitöö. Täpselt, et kui sulle meeldib inimestega suhelda, siis sa juba tegelikult teedki seda. Ja Aron ütleb, et suhe on selline, et tuleb ise teha, aga ega päris kodus sellega ei ole. ja Triin ütleb, et mina olen raamatupidaja, tean täpselt, kuidas ettevõtja aitan ja müügid on tulnud tänu sellele, et jagan juhtumeid, mis minu klientidel on olnud. väga lahe, te juba räägite nendest asjadest, mis mul on ette plaanis teile näidata siin, mis ma usun, julgustavad teid selle müügiga algust tegema ja annavad ka sellist arusaamist, et kuidas see müük siis tegelikult töötab, et see ei ole midagi nii keerulist, aga samas ometigi seal on asjad, mida tegelikult on hea teada ja ma panen oma slaidid ette ja vaatame need koos läbi. nii, vaatame, kas ma saan jagada siin oma ekraani ja nüüd ta küsib minu käest mingit password'i selleks, et ma saaks, tuli vist ikka ekraan ilusti ette, on ju. nii, ja ma tõesti siiralt usun, et müük on ettevõtluse tuum ja see tegelikult on päriselt number üks oskus iga ettevõtja jaoks. ja see, kui me arvame, mida me tihti loodame, arvame ettevõtjatena, et mul on nii hea toode, küll see müüb ennast ise, siis reaalsus on see, et tegelikult see ei müü ennast ise. mitte keegi ei saagi teada, kui sa ei julge tulla välja oma asjadega. ja see statistika siin, mis on 42% startupidest ehk siis alustavatest ettevõtjatest kukub läbi. põhjus on see, et nad ei suhtle kliendiga, ei olegi isegi niivõrd selles, et sa ei müü nagu müügi mõttes, et osta, 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 vaid probleem on selles, et sa ei saa seda tagasisidet kliendiga. ja kuigi müük võib-olla vaata nagu ütlesite siin kommentaaris ka, et see tundub nagu pealetrükkivana ja sellise manipulatsioonina või noh, me kardame seda sellepärast, et meil on ka võib-olla mingid müüjatest stereotüübid ja siis kõik räägivad, see on see nõme müügimees ja nii edasi. aga tegelikult müük ei ole manipulatsioon. see on suhtlemine kliendiga. aitäh, ma natukene kappasin siin ette, oot, nii, läksid slaidid paigast ära.
et see on suhtlemine kliendiga ja miks on see tegelikult nii oluline ja miks on see põhjus, miks inimesed, siis ettevõtjad nagu jäävad ilma nagu sellest või noh, miks on nii, et inimesed alustavad ettevõtlusega ja siis 2 aasta pärast avastavad, et tegelikult ma ei saanud sellega hakkama, paneme uksed kinni ja ongi kõik. Et see on see, et nad ei saa seda piisavat tagasisidet turu käest, et tegelikult see müük on tagasiside saamine. Ja kui me ehitame oma toodet või teenust, arendame vaikselt omaette, mitte kellegiga ei suhtle, viimistleme seda täiuslikkeseni, siis 100% me lähme vales suunas. Me tegelikult ei tea, mida kliendid päriselt tahavad. Nii et müük on suhtlemine ja ilma müügita ju tegelikult pole ettevõtet. Et kui sa mõtled inimese organismi peale, siis mis juhtub, kui meil veri enam ei liigu soontes ringi? Kaua läheb, kas keegi teab, meditsiiniharidusega äkki siin teab, mitu sekundit meil on aega elada, kui veri järsku jääb seisma meie kehas? Et kui keegi teab, kirjutage, aga ma usun, et ettevõtte puhul on tegelikult sama. Kui me ei müü, siis me enam ei ole enam seda raharinglust ja raharinglus on ju see elujõud ettevõttes. Ja miks on see müümine nagu nii hea asi, on see, et ta annab sulle teada, mida inimesed päriselt vajavad. Ta annab sulle teada, kuidas hinnastada, kuidas turundada. Et kui põhjused on see, et miks nagu alustavad ettevõtjad läbi kukuvad, et nad ei saa pihta selle turuvajadusele või nad ei saa pihta, kuidas oma pakkumist teha või nad ei saa pihta, kuidas turundust teha, siis tegelikult see kõik kokku ongi müügiprobleem, kui me ütleme, et müük on suhtlemine kliendiga. Ja ma usun, et ettevõtjatena me tegelikult oleme ju niikuinii müügiinimesed. Noh, meil on, ma ei tea, kui sa oled käinud müügikoolitustel, siis räägitakse, et tegelikult me ju müüme iga päev, eks ju. Me müüme oma abikaasale, me müüme oma lastele, me müüme oma tuttavatele, me tegelikult kogu aeg müüme. Aga samamoodi siis ka ettevõtja tegelikult niikuinii on see müügiinimene alati. Ja üks asi, mida ei oleks nagu, oleks hea vältida, on see, et sa delegeerid müügi liiga vara. Et loomulikult edukad ettevõtjad noh, jõuavad sinnamaani ühel päeval, kus omanik ise ei pea müüma, sest et tal on süsteemid välja töötatud ja ta saab nagu delegeerida juba selle müügi kellelegi teisele. Aga kui sa teed seda liiga vara, siis sa ei saa enam seda õiget tagasisidet turu käest, sa ei saa selle tõttu kiiresti kohaneda ja sa tegelikult ei mõista klienti päris sügavalt. Ja seetõttu, kui sa nii-öelda vale sõnumi, vale pakkumise, see, mis ei lähe turuga kokku, delegeerid üle kellelegi, kes on võib-olla väga hea müügimees, siis, siis juhtub see, et ta, ta ei saavuta neid tulemusi, on ju, sest müük on võimendus. Et see saad võimendusest seda, mis on selle sisu. Kui su sisu on paigas ja sa seda võimendad, siis sa võimendadki seda sisu. Ja see on hästi mugav selline nagu mõttemäng, et oh, et ma ei ole hea müügimees, et ma olen lihtsalt ettevõtja, et ma leian kohe endale kiiresti müügiinimese. Aga probleem on selles, et see müügiinimene on huvitatud ainult kas siis protsendist näiteks või siis on ju noh, oma palgast, mida ta selle müügiga saab ja ta ei ole huvitatud sinu äri arendamisest. Sina ise oled kõige rohkem motiveeritud oma äri arendama, mitte keegi teine ei ole nii motiveeritud kui sina. Ja äri arendada on väga keeruline, kui sul puudub see suhe või suhtlus klientidega. Nii et seda viga ei oleks hea teha. Kui rääkida sellest, et kas müük on õpitav suhtlus, õpitav oskus tähendab, et kas see on talent, sest mõni tundub niisugune nagu juba nagu päris on ju sündimisest peale niisugune hea müügimees. Aga huvitav on see, et erinevad uuringud näitavad, et introverdid võivad isegi palju paremad müüjad olla. Arvake ära, miks see nii on? Miks on introverdid isegi paremad müügimehed? Ja see tulemus, mida sa tegelikult saavutad selle oskusega, kui see muutub sulle loomulikuks, sest müük on, nagu ma noh, tõin oma näitel, oma loo näitel, siis see ei saa olla selline asi, et oo, ma võtan õpiku kätte, nüüd ma tean, kuidas müüa ja nüüd ma hakkan müüma, vaid see on nagu treening. Noh, me ei saa minna
see on nagu jõusaal, on ju, et me ei saa tõsta kohe korraga seda suurt, teame küll teoreetiliselt, et sa pead võib-olla 3 korda sisse hingama, enne kui sa mingi suure kangi üles tõstad ja põlved kõverdama sellise nurga alt ja nii edasi. teoreetiliselt seda tead, aga sa ei ole füüsiliselt valmis seda tegema. samamoodi tegelikult ka müügioskus on treenimise oskus. Ja uskuge mind, kui sa praegu ei ole harjunud sellega, siis see muutub, sest sa saad seda harjutada endas. Ja 5 meil sellist head müügitaktikat, mis alati töötavad, et esimene asi on, noh, ma ei ole rääkinud siit sellest, et number 1 kõige alus on see, et sa pead uskuma sellesse, mida sa müüd, et väga raske on müüa, kui sa ei usu sellesse, mida sa müüd. Aga 5 müügitaktikat, et see esimene pakkumine teha nii heaks, et sellele lihtsalt ei saa ei öelda. Ja see annab sulle ka sellise hea alguse stardi ja enesekindluse, sest ega alguses, kui sa saad neid ei-sid pidevalt, siis see muudabki on ju sind veel rohkem ebakindlaks. Siis teine taktika, küsi rohkem, kui räägid. Nii et ei ole ju midagi keerulist. Sa pead kuulama. See ongi see oskus, on ju, mis sul tegelikult müügiinimesena peaks olema. Ja oluline on aru saada seda, et inimesed ostavad emotsiooniga, aga nad põhjendavad pärast loogikaga, aga see hetk, kui nad seda otsust teevad, nad tegelikult teevad seda emotsiooniga. Ja see riski lisamine. Et sa siis nagu ütled, et kaotada pole mitte midagi. Ja miks inimesed nagu kardavad müüa, on see, et me oleme ise võib-olla kogenud sellist halba müüki, kus meile surutakse midagi peale ja see tekitab meis niisuguse halva emotsiooni ja see kuidagi jääb meie kehamustritesse ja siis me ise nagu ei taha olla sellised ebameeldivad pealetükkijad inimesed. Aga nii hea on teada seda, et miks inimesed ei osta, on see, et me kardame kaotust rohkem, kui me tahame võitu. See kõlab naljakalt ja kõlab imelikult, aga siin on ka see põhjus näiteks, miks meile negatiivsed uudised hakkavad palju paremini külge, et noh, on tehtud ajuuuringuid, kuidas negatiivsus tegelikult hakkab palju kiiremini inimestele külge kui positiivsus. Ja põhjus, miks inimesed nagu kardavad ostmist, on see, et näiteks 100 eurot kaotust teeb sulle rohkem haiget kui see, et kas sa 100 eurot võidad. Ehk siis kliendi peas on see mõte, et aga äkki ma teen halva otsuse, aga äkki ma ei tee praegu head otsust. Ja teine asi on see, et see on ka identiteedile selline löök, risk egole. Et kui inimene tunneb, et kahtleb selles, et äkki see on nüüd halb otsus, äkki ma olen rumal, et ma jään rumalaks, et ma selle ostan, on ju. Siis tegelikult inimesed ei kaitse ainult oma raha, kui nad ei taha midagi osta, vaid nad kaitsevad oma ego. Sest see mõte, et ma raiskasin oma raha või ma tegin vale otsuse, ma ei ole tark, see on päris valus, et see käib nagu meie identiteedi pihta ja see on põhjus, miks inimesed ei julge osta. Ja nüüd, kui küsida vastupidi, mis me siis saame teha selleks, et inimene ikkagi ostaks, on ju, siis me peame, hea müüja ongi see, kes aitab inimese turvaliselt ostuotsuseni. Ja meie ajuga juhtub see, et kui meil tekib siis see riskide kaalumise, et see sõltub ka, mis hinnaga sa midagi parasjagu müümas oled, aga sellel hetkel inimese aju läheb nagu kaitserežiimi. Tal aktiveerub see stressireaktsioon, kortisol tõuseb ja aju läheb kaitserežiimi, et eesmärk on vältida ohtu, mitte võita. Et isegi kui sa räägid kõikidest oma toote-teenuse boonustest ja kasudest, siis inimese ajus on see väike alarm kogu aeg, et ma kardan kaotada, ma kardan riski. Ja üks hästi suur põhjus on see sotsiaalne hirm, et me kardame, mida teised arvavad, mis siis, kui see ei tööta, eriti kui sa teed business to business nagu tehinguid, kus on siis inimene nagu vastutav kuskil kas ettevõttes või midagi sellist, et keegi ei taha olla see, kes teeb selle halva otsuse. Ja meil kõigil on kogemus minevikus, et kus me oleme saanud petta, me oleme ostnud halva otsuse, halva asja, me oleme kaotanud raha ja siis me olemegi nagu mitu korda ettevaatlikumad. Et see on põhjus, miks inimesed ei osta. Aga mida see tähendab meile? See tähendab seda, et minu töö on vähendada seda hirmu, eemaldada see risk ja anda kindlus inimesele, et see on sinu jaoks hea lahendus. Nii et kui inimene küsib, et kas ma peaksin ostma, siis meie, nagu Triin tõi oma näite siin, et ta tõestab seda teiste klientide näitel, siis ongi, et kas see töötab minu jaoks, siis on see tõestus seal, kas see on sinu jaoks. Ja ma olen 100% seda meelt, et kui sa alustad müügiga, et milline üldse on hea nagu algusmüügiga, on küsimuste küsimine.
ja kui sa juba kohe alguses näed ära, et see lahendus ei ole kliendi jaoks hea lahendus, siis parim, mida sa teha saad, ongi öelda, et kuule, see tegelikult ei ole sinu jaoks hea lahendus, sulle sobiks midagi muud. Ja kui me mõtleme ettevõtja vaate seisukohast, me ju ka ei taha kliente, kes meile kuidagi vägisi on tulnud. Me tahame ju ka kliente, kes meie juurde on rõõmuga tulnud, kes on päriselt see sihtrühm, keda me ise ka tahame nagu teenindada või kellele me tahame oma tooteid pakkuda. Aga see kahtluse vähendamine, kas see töötab minu jaoks, siin hästi töötab väga just need sellised juhtumiuuringud, kus sa tood taolised situatsioonid, nagu inimene on ja näitad, et näed, selle toode või see teenus lahendas selle asja ja annad garantii, sest sul ei ole ju midagi kaotada, kui sa müüd head asja, on ju. Me alustame 21. aprillil veebikoolis müügikooliga ja see põhjus, miks selle müügikooliga me alustame, on sellepärast, et me oleme teinud veebikoolis palju selliseid õpiprogramme, kus me oleme andnud inimestele oskusi, erinevaid oskusi, näiteks kodulehtede tegemise oskus, näiteks digistrateeg, ai digistrateeg on ju, kes siis oskab teha digilahendusi ettevõtetele ja küberturvalisuse oskus, mis meil praegu käimas on. Aga mul on päriselt siiralt olnud nagu hästi kahju vaadata, et kuidas inimesed muutuvad nagu nii headeks, nad muutuvad spetsialistideks mingites asjades, nad oskavad midagi nagu teha. Ja nad takerduvad sellele, et nad ei julge ennast müüa. Ja see oli tegelikult minu sees oli see peamine põhjus ja see motivatsioon, et miks teha veebikooli selline programm nagu müügikool, mis aitaks inimestel, kes on tegelikult spetsialistid, kes tegelikult oskavad asju teha, kes saavad teisi tegelikult aidata, ettevõtjaid, et neil tekiks see julgus ja oskus oma teenuseid ja tooteid müüa. Ja me teame seda, et see ei ole selline asi, et tule ühele loengule ja siis sa saadki plaksti üleöö nagu heaks müügiinimeseks, vaid see tegelikult peab olema treening. Treening tähendab seda, et sa teed midagi, et see ei ole lihtsalt kuulamine. Ja siia programmi me oleme kaasanud erinevaid inimesi, kes on müügitöös juba aastaid olnud ja kogu see programm on üles ehitatud selliselt, et sa teed midagi, sa tuled nagu trenni, sest me mõtlesime alguses, kas me paneme sellele müügikooli nime või paneme müügitrenni nime või müügitreeningu nime, aga panime müügikool, et kõlab kuidagi lihtsamalt. Ja see on siis selline online'is toimub kõik, et nagu ikka on ju, et sa saaksid osaleda ka kuskilt mujalt, et sa ei peaks olema asukohaliselt piiratud. See hakkab pihta siis 21. aprillil ja see põhimõtteliselt töötab niimoodi, et nädala alguses on siis loeng ühe koolitajaga, et siit alt on näha, ma panen selle müügikooli lingi siia Facebooki chati ka kohe. Aga see hakkab pihta niimoodi, et kõigepealt on siis nädala alguses on siis nii-öelda loeng, kus antakse sulle praktikad, taktikad, kõik sellised arusaamised, et kuidas see müük täpselt töötab. Ja siis pärast, ma liigun siia allapoole nende koolitajate juurde, ja siis pärast koolitaja annab sulle ülesande, mida sa nädalalt sa teed ja reedel sa siis teed, on siis tagasiside ja küsimused-vastused, kus siis antakse tagasisidet, kus sa oled kokku pannud oma pakkumise, kus sa oled kokku pannud oma esitluse, kus sa oled kokku pannud oma müügiargumendid ja sulle antakse siis tagasisidet. Ja koolitajateks selles õpiprogrammis on Katrin, kes on business to business müügistrateegia koolitaja, kes praegu startupidel aitab nagu müügistrateegiaid kokku panna. Ma ei tea, üle 10 aasta oli ta vähemalt, ma ei tea, kas siin kuskil on kirjas, aga väga pikalt olnud nagu müügitegevuses edukalt aidanud ettevõtteid. Siis on Rait Videvik, kes selles koolitusel siin müügikoolis aitab siis keskenduda just business to customer müügiloogikale. Et näiteks kui sul on e-pood või sul on sinu klient ongi siis tavaline inimene, mitte äriklient, et kuidas siis nagu ehitada oma müügistrateegia üles niimoodi, et sa jõuaksid nende inimesteni. Siis olen mina, kes räägib ka pakkumise loogikast, et kuidas neid pakkumisi kokku panna. Siis on Ketlin, kes on väga hea just üks-ühele sellises suhtlemises ja aitab inimest, teebki nagu müüke väga edukalt üks-ühele suhtluses. Siis on Laura, kes räägib, kuidas enesekindlalt ennast väljendada ja kuidas nagu seda müüki teha niimoodi, et see siis tõesti oleks nagu lühike,
kiire ja aitaks ükskõik mis olukorras, kas sa oled parasjagu bussis, sõidad, ma ei tea, liftiga 3. korrusele või kus iganes olukorras sa oled, et sa oskad teha seda lihtsalt ja loomulikult. siis on Kadri Keerme, kes on väga äge inspireeriv inimene, kes aitab sul enesekindluse osas tugevamaks saada. Anu Tähemaa, kes aitab sul selgemaks saada, sest et selgus on ikkagi väga oluline asi, on ju, selle müügi osas. siis on Jaanika, kes on veebikoolis meil tiimiliige ja oma lihtsalt ka sellise kogemuse läbi, kuidas tema on saanud kliente, tal ei olnud kodulehte ega mitte midagi, ta alustas on ju virtuaalassistendide ja kuidas ta siis endale kliente sai, jagades seda kogemuslugu, ja Birgit, kes siis ka inspireerib sind ja aitab, et me oleme siuksed nii-öelda treenerid sinu jaoks, kes aitavad sul saada siis selle müügimuskli päriselt kätte, et sa tunneksid, et see muutub sinu jaoks hästi loomulikuks, et see ei ole mitte midagi sellist ebaloomulikku või midagi, mida sa peaksid punnitades tegema. et me ei taha treenida sind kuidagi pealetükkivaks müügiinimeseks, aga me tahaks, et sa saaksid edukamaks oma ärilises elus, sest tõesti see on asi, mis aitab sind edasi nagu ettevõtjana, mis aitab sul olla ettevõtja, sest vastasel juhul lihtsalt peadki on ju palgatööle tagasi minema. Ja praegu meil on see faas sellel programmil, kus on see ekstra varaja liituja pakkumine, et on, oota, ma liigun natukene siit veel edasi, sorry, et ma siin oma ekraaniga siin nüüd vibelen nii palju sulle ees, su silmad ei jõudnud kindlasti järgi, aga saad vaadata selle maandumislehelt rahulikult ise järgi, aga praegu on kõige soodsam võimalus liituda ja see on siis ekstra varajase liitujale on 576 euri ja esimesed 10, et meil on praegu 4 inimest juba olemas, nii et 6 kohta on veel jäänud ja me ei ole veel jõudnud üldse praktiliselt reklaamima hakatagi, et ühe kirja oleme saatnud meililisti, aga rohkem mitte. nii et sul on võimalus saada siis esimese 10 sisse läbi selle, et tegutsed kiiresti ja karta pole midagi, sest kui sa avastad, et see ei ole sinu jaoks või sul tuleb mingi elumuutus ette või mis iganes juhtub vahepeal, siis sellele programmile kehtib 100% raha tagasi garantii, et kuni 28. aprillini on sul võimalik nagu tühistada oma osalus selles programmis ja maksame sulle raha tagasi ja mingit muret sellega ei ole. Ja sul on võimalus tasuda kas siis osade kaupa või taotleda järelmaksu. Et seda saad teha siis ostukorvis, kui sa praegu lähed siit selle nupuga edasi, et oled esimese 10 hulgas, siis siit saad valida, kassalehel saad valida, kas siis järelmaksuga või ilma, ja kui sa oled ettevõte ja sa tahad ettevõtte alt järelmaksuga, siis vali lihtsalt siit ettevõtte järelmaksuga kuni 3 osas. nii et kui sa tunned, et sinu jaoks on müük kindlasti teema, mida võiks harjutada ja mida võiks harjutada Eesti, ma ütleks, parimate spetsialistide käe all, siis ma väga loodan, et sa tuled meile kampa ja saame koos seda müügimusklit treenida. sest asi pole ainult ka ju lihtsalt nagu teadmistes, et noh, sa võid ju ChatGPT või Youtube'i abiga või kus iganes seda kõike teadmist saada, aga asi on selles tagasisides, mida sa sealt saad ja selles harjutamises, mida sa iseseisvalt teed ja see, et sa saad just tagasisidet enda isikliku ärist lähtuvalt, et mis on sinu äri, kes on sinu klient, mis on need põhilised argumendid, mida sina kasutama peaksid ja muidugi ka kiirtee nendele häkkidele. et noh, näiteks üks asi, mida mina olen õppinud, väike häkk on see, et vaikus on hea, aga vaikus on nii raske teha, nagu olla vaikuses on raske. Aga kui sa tahad näiteks oma tehingu lõpuni teha, on ju, siis peab laskma olla sellel vaikusel. ja siis, kui see vaikus on, siis tegelikult tihti klient nagu jõuabki sinna ostuotsuseni ja teeb selle asja ära, et mitte see, et kui see on vaikus, siis me kipume võib-olla nagu ebakindlusest, laseme kohe hinna alla või hakkame kohe nagu kuidagi tõmblema või ise seda väärtust nagu vähemaks võtma. et seal on sellised nagu nipid ja trikid ka, mida need koolitajad on ju teavad, mida nad on praktiseerinud ja mis alati toimivad, ükskõik mis valdkonnas sa tegutsed. et neid siis nagu harjutada ja et nii, et see muutuks sinu jaoks loomulikuks, siis see ongi müügikool. vot ja ongi meil 30 minutit läbi saanud. et vaatan korraks, kas siin on mõni küsimus ka või ei ole küsimust ja kui on, siis ma saan pärast veel tegelikult siin chatis edasi vastata. jah, igal juhul aitäh
et sa täna hommikul olid siin ja ma loodan, et sa said mingeid mõtteid, mida rakendada sellest esitlusest ja ma väga-väga loodan, et müük on sinu jaoks väga loomulik tegevus, sest see aitab sul oma ettevõttes kasvada, kasvatada ja palju paremat sissetulekut saada. nii et toredat nädalavahetust kõigile ja kohtume jälle uuel reedel.